Head volikogu saadikud, külalised, ajakirjanikud ja kõik inimesed, kes te jälgite meid siis Facebooki ja YouTube'i kanalite kaudu. Alustame järjekordset Isamaa erakonna volikogu ja täna on siis meil nagu 2 erinevat paketti, kus esialgu me teeme ametliku osa, mis on koos siis seekord ajakirjanduse ja üldsusega, kes saavad meid jälgida otse ülekandest ja seal võtab kõigepealt sõna meil Helir-Valdor Seeder ja siis räägime me julgeolekust, räägib Urmas Reinsalu, majandusest ja energeetikast räägin mina, Mart Maastik, Lea Danielson järg räägib pere ja sotsiaalteemadel ja Tõnis Lukas räägib keelehariduse ja kultuuri teemadel. Ja kõige lõpuks võtab siis kõik selle ilusasti veel kokku meie erakonna auesimees Tunne Kelam. Peale seda me lõpetame siis otse ülekande ära ja läheme edasi meie volikogu töisema poolega, kus siis me räägime sellest, milline meie programm on ja siis ka kinnitame siis valimiste programmi. Nii, nüüd kes on siis selle päevakorraga nõus, palun siis lippudega märku anda ja ka siis palun Zoomis tõstke kätt. Nii, tundub, et nii, kes valdav enamus on poolt, aga me võime küsida, kes keegi on ka vastu, kellelgi on mingid ettepanekuid. Tundub, et ei ole, aitäh. Sellega on siis päevakord kinnitatud. Ja lähemegi kohe üle siis meie erakonna esimehe Helir-Valdor Seederi päevakajalise poliitilisest olukorrast ülevaatega ja palun Helir. Programmist, vabandust. Aitäh. Tere päevast, head erakonnakaaslased, aatekaaslased. Rõõm näha teid siin volikogu koosolekul saalis ja tervitused kõigile, kes jälgivad meid ekraani tagant. Mina räägin täna Isamaa programmist, sellepärast et järjekordsed Riigikogu valimised on tulemas ja see on igale erakonnale, ütleme siis nii, et küpsuseksam. Ja mina olen küll veendunud, et Isamaa erakond on selleks eksamiks väga hästi valmistunud. Meil on väga hea programm valmis saanud ja ma kohe siin alguses tänan kõiki teid ja kõiki neid inimesi, kes on sellesse programmi panustanud. Selle programmi väljatöötamisse ei ole panustanud mitte ainult erakonna liikmed, vaid meil on abiks olnud ka erinevad eksperdid väljastpoolt erakonda erinevates valdkondades. Nii et see teadmine, mis meie programmis on kirja pandud, on palju laiem kui ainult kitsalt meie erakonna enda liikmete panus ja teadmine. Aga see programm ongi ju tegelikult kogu Eesti arendamiseks. Isamaa programm pole muinasjutt ega ilukirjanduslik lugemine. See pole üldsõnaline mugavusprogramm, kus lubatakse kõigile midagi ja välditakse teravusi ning selgeid seisukohti. Isamaa programm on väärtuspõhine, lähtub isamaalisest maailmavaatest ja on selgete prioriteetidega. Meie programm on tulevikku vaatav ning sisaldab julgeid ja konkreetseid ettepanekuid. Meie programm on praktiline. Me käsitleme ühiskonda tervikuna, see on isamaalise Eesti arendamise kava. Kava, mille läbiv sõnum, selgroog ja eesmärk on Eesti rahvusriigi kestmine. Eesti rahvusriigi kestmine ja sellest mõttest lähtuvad kõik meie programmi peatükid ja prioriteedid. Esiteks, riigikaitse ja rahvuslik julgeolek. See ei ole ainult riigikaitsekulutused, milleks on vaja eraldada eelarvest nii palju raha, et vajalikud võimekused saaksid kiiremas korras välja arendatud. Vajadusel
ka üle 3% sisemajanduse kogutoodangust ja vajadusel ka riigikaitselaenu kasutades. Sest julgeolekut tagamata ei ole võimalik arendada ei kultuuri, ei haridust, ei majandust. Mitte midagi, nagu kinnitab meile ka praegune Venemaa agressioon Ukrainas. Hangime Eestile rannakaitse, kaugtule ja suurtükisüsteemid ning lühi- ja keskmaa õhutõrje. Taotleme vähemalt ühe NATO brigaadi püsivat viibimist Eestis. Tugevdame Kaitseliitu, politsei- ja piirivalvet, Päästeametit ja kiirendame Eesti-Vene ajutise kontrolljoone väljaehitamist. Aga samuti on oluline kõige laiemapõhjalisem elanikkonna kaitse, turvalisus, mis puudutab küll varjendeid, küll inimeste informatsiooni, küll seda, et elanikkond teaks, kuidas nad peavad kriisiolukorras käituma. Lõpetame Venemaa ja Valgevene kodanike valimisõigused kohalikel valimistel. Rahvusliku julgeoleku tagamine nõuab meie poliitikutelt ja diplomaatidelt tarka initsiatiivikust rahvusvahelises suhtlemises, liitlaste ühtsuse hoidmisel ja Venemaa ohu teadvustamisel. Teiseks, Eesti rahva kestmine, demograafiline olukord ja perepoliitika. Head sõbrad, elementaarne tõde ja loodusseadus on see, et ilma Eesti inimesteta, ilma eestlasteta ei ole Eesti rahvast, ei ole ka Eesti riiki. Me tunneme uhkust, et oleme Ukraina suurimad toetajad selles sõjas. Aga millegipärast häbenevad mitmed Eesti poliitikud ja erakonnad olla suurimad Eesti pere toetajad. Isamaa ei häbene. Eesti erinevaid põlvkondi ühendav ja lastega peresid kõikjal Eestis toetav poliitika on Isamaa erakonna poliitiline nurgakivi olnud erakonna asutamisest alates. Meie ei vastanda ühe- ega kahelapselisid peresid lasterikastele peredele. Viime ellu perepõhise tulumaksureformi, mis annab perele igaealise lapse eest 5000 eurot tulumaksuvabastust. Taastame abikaasade ühisdeklaratsiooni. Suurendame oluliselt vanema pensioni. Tõstame esimese ja teise lapse toetuse 100 eurole kuus, võrdsustades kõikide laste toetused. Lasteaiakohtade olemasolu, kvaliteetse hariduse kättesaadavus ja peresõbralik avalik ruum, ajakirjanduse ja meedia positiivne hoiak, omavalitsuste ja tööandjate peresõbralike tingimuste loomine, riiklik stabiilne perepoliitika, kõik see üheskoos loob kindlustunde lastega peredele ja tagab Eesti rahva kestmise. Olukorras, kus sündide arv Eestis on sajandi madalaim, peame tõsiselt mõtlema, kuidas edasi. Sellest ei tohi vaikida. Peame tunnistama, et tegemist on suurima väljakutsega julgeoleku tagamise kõrval, kui isegi karmidel sõja-aastatel sündis Eestis rohkem lapsi kui praegu. Mitmed erakonnad eelistavad demograafilise olukorra keerulisusest vaikida ega käsitle üldse seda teemat oma programmis. Isamaa ei saa vaikida. Kolmandaks, Eesti vaim, haridus, keel ja kultuur. See on eestlaste eneseks olemine. Ja siinkohal ma tsiteerin Anton Hansen Tammsaaret 1939. aastast. Kui tahame end tõelikult aidata, peame kasvatama sisemist veendumust, et ainuke meie õige pääsetee on truuduses oma maa, oma rahva, oma keele, oma kultuuri, oma omapära vastu. Kui meil see tõe tundmine puudub,
siis ei või meid keegi aidata, sest me oleme nagu hunnik liivateri, mida tuulepuhang lennutab, või nagu suits, mis hajub ilmaruumis. Nagu suits, mis hajub ilmaruumis. Me peame kaitsma ja arendama otsustavalt eesti keele ruumi ja eesti keele kasutamist avalikus ruumis laiemalt. Viime lõpule ülemineku eesti õppekeelega lasteaedades ja koolides, millele seadusandliku aluse lõime praeguses valitsuses Isamaa algatusel. Jätkame tasuta eestikeelse kõrghariduse arendamist, võimaldame kõrgkoolide õppejõududele maksta väärikat palka ja tagame hariduse, sealhulgas ka kõrghariduse, stabiilse kasvava rahastamise. Suurendame riiklikku rahastamist lasteaia ning huviariõpetajatele ja tõstame õpetaja miinimumpalga 125% Eesti keskmisest palgast. Seadustame haridusministeeriumis välja töötatud vajalikud keeleseaduse muudatused, mis sätestavad selged eesti keele oskuse nõuded kohaliku omavalitsuse ja riigiasutustele, samuti igapäevases teeninduses ja tugevdame järelevalvet. Kehtestame ka eesti keele oskuse nõude kohaliku omavalitsuse volikogu kandidaatidele. Ja neljandaks, inimeste toimetuleku ja kestliku, keskkonnasäästliku ning konkurentsivõimelise majanduse arendamine. Elu on kinnitanud, et ka kapitalil on siiski rahvus ja riiklik päritolu ning riiklikud huvid ja oma inimeste eest tuleb seista. See tähendab inimestele iseseisvalt hakkama saamiseks tingimuste loomist, toimetuleku ja rahvusliku majanduse toetamist. See tähendab võitlust inflatsiooni ja kõrgete energiahindadega. See on majanduspoliitika kui ka julgeoleku küsimus. Investeerime ja soodustame investeeringuid energiajulgeolekusse, erinevate tootmisvõimsuste väljaarendamisse ja varustuskindluse suurendamisesse. Jätkame investeeringuid senise juhitava tootmisvõimsuse arendamiseks kuni alternatiivsete lahenduste väljaarendamiseni. Võitleme mõistliku hinnalae eest CO2 kvoodile, õiglaselt ja läbipaistvalt toimiva elektribörsi hinnakujunduse eest ja rakendame siseriiklikult vastavat poliitikat. Muudame elektri universaalteenuse hinnakujundust nii, et tarbijale müüdava universaalelektri hind sõltuks sellest, kumb on odavam, kas börsihind või universaalteenus. Suuname Euroopa Liidu ja siseriiklikud vahendid ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks ja taristu kiiremaks väljaarendamiseks. Seisame ühise põllumajanduspoliitika võrdsete konkurentsitingimuste eest ja kehtestame väärtuslikule põllumaale kaitse. Majandame efektiivselt ja säästvalt Eesti loodusressursse ning hoiame Eesti maksukeskkonna stabiilsena. Elu meie ümber on kiiresti muutuv. Peame olema paindlikud ja võimelised ka kiiresti reageerima muutuvale maailmale, muutuvatele oludele. Isamaa erakond on varasema poliitikaga tõestanud, et me oleme selleks võimelised. Tuletame siinkohal meelde 2015. aasta Riigikogu valimisi, kui meist keegi ei teadnud, et kohe pärast valimisi järgneb üle-euroopaline suur rändekriis. Või mõtleme sellele, et 2019. ehk eelmiste Riigikogu valimiste eel ei teadnud me keegi, et järgneb selline energiakriis, rekordiline inflatsioon ja laieneb Venemaa agressioon Ukrainasse
niisuguses mastaabis, nagu ta tänaseks laienenud on. Ja ka sellel perioodil, sellel valimisperioodil on Isamaa väga operatiivselt reageerinud kõigile nendele muudatusele, olles siis kas koalitsioonis või opositsioonis ja tuletan meelde, et kõik Riigikogu Ukraina teemalised avaldused ja otsused on alguse saanud Isamaa liikmete initsiatiivist. Head erakonnakaaslased, Isamaa programm on julge ja selge. Minu lühike sissejuhatus andis ainult põgusa ülevaate Isamaa plaanidest Eesti arendamiseks. See on hea plaan ja hea programm. Aga Eestile on sellest kasu ainult siis, kui suudame selle ellu viia. Ja Isamaa on tõestanud, et me suudame. Selleks on vaja meie ühist pingutust, et meie sõnum ja programmilised seisukohad jõuaksid valijateni, jõuaksid Eesti inimesteni. Ma tänan kõiki, kes panustasid programmi väljatöötamisse. Esimeste vastukajade kohaselt on Isamaa programm parim, mille erakonnad on seni avaldanud. Mulle tundub ka niimoodi ja käed sügelevad juba selle programmi elluviimise järele. Loodan, et teil samuti. Kinnitame siis tänasel volikogul meie programmi. Eesti ootab seda ja maailmas on vaid üks Eesti, on vaid üks Isamaa. Jõudu meile! Suur tänu! Ja nüüd palun siis Urmas. Vabandust, jah. Isamaa programm on 36 lehekülge pikk ja niipea kui volikogu selle kinnitab, saab see üles meie kodulehele ja on ka siis meediaväljaandele välja saadetud, aga see juhtub alles mõne tunni pärast. Nii et selleks, et anda väikest aimu, veel rohkem aimu kui see, mida Helirus tegi, käime paar teemat sealt läbi ja alustuseks siis julgeolek. Kahjuks peame sellest rääkima viimase aasta jooksul eriti palju Urmas Reinsalu. Head aatekaaslased, armas Eesti rahvas. Enne valimisi on palju lubadusi. Isamaa kinnitab täna oma programmi. Aga Isamaa programm ja need lubadused, mida me oleme läbi kaalunud, on selles mõttes erilised võrreldes teiste erakondade lubadustega. Miks? Aga meie oleme näidanud, et me viime lubadused ellu. Ja prindime välja eelmistelt valimistelt need 100 leheküljed parteide programmi. Osad programmid olid oma kursilt lubaduste täitmise mõttes nagu Ida-Saksa mark, mäletate? Ei olnud katet all. Aga Isamaa programm oma põhilubadustega oli nagu Lääne-Saksa mark. Me seisame asjade eest ja me ei oma põhimõtteid väärtuspoliitilisi. Nii et Isamaa on tegelik Eesti reformide erakond. Ja nii on vaja reforme ka teha, nagu Helir ütles, Eesti rahva kestmiseks ja ennekõike riigikaitses ja julgeolekus. Ja meie põhimõtteline alus riigikaitsevõimete arendamisel on see, et praeguses olukorras, sõjas Euroopas, ei määra Eesti riigikaitse rahastamise ja võimete arendamise vajadusi mitte Rahandusministeerium, palju meil eelduslikult on raha ette nähtud, vaid seda määratakse Kaitseväe juhataja sõjalise nõuande alusel, millised on võimed, mida me peame kriitiliselt välja arendama selleks, et koos liitlastega Eesti oleks kaitstud. Ja mul on hea meel, et meie väga detailse ja just nimelt sõjalise kompetentsi analüütilise võime puhul on andnud meie programmi oma panuse endine Kaitseväe juhataja kindral Terras, endine Kaitseväe juhataja admiral Kõuts, endine Kaitseväe juhataja kindral Tiganik ja pikaaegne
kõrgeim ohvitser kolonel Hannes Toomsalu. Meie sõnum on lihtne. Me vajame siia rohkem liitlaste vägesid, liitlaste brigaadi, Ameerika Ühendriikide vägesid. Me vajame, et meie riigikaitses rohkem panustatakse ka riigikaitsega tegelevate inimeste toetamisse. Nii kaitseväelaste sotsiaalsetesse toetamisse, kui meie veteranipoliitikasse. Ja me vajame käsitlust riigikaitsest kõike hõlmavalt. Me kehtestame Eestis üleüldise riigikaitseõpetuse koolides. See on Eesti huvides. Kuid sõjalise riigikaitse kõrval on loomulikult oluline sisejulgeolek, et Eestis ei tekiks ja võtaks maad 5. kolonn. Ja selleks on vaja astuda põhimõttelised sammud. Parlamendis on vastuvõtmisel, aga see tuleb asuda ka jõustama, et agressorriigi kodanikelt võetakse ära relvad. Ei saa olla relvi kodanike teenistuses, mille riik viib läbi genotsiidi sõda ja käsutuses. Meie sõnum on selge, et need Vene kodanikud, kes siin teevad propagandat sõja ülistuseks ja Putini režiimi kaitsmiseks, tuleb tingimusteta Eesti riigist välja saata ja me jõustame selle. Põhimõtteline väärtusotsustus Eesti rahvusriigi ja meie arusaama järgi, kes siin maal peavad otsustama meie tuleviku üle, meie valikute üle, on see, et see õigus peab olema kodanikel. Me viime selle ellu, et võtame ära agressorriigi kodanikelt õiguse hääletada kohalike valimistel. See on meie asi, kuid sinul on taskus Putini režiimi pass, ei pea sa langetama selle üle otsuseid, kes juhib Tallinna linna või kes juhib Eesti valdu ja linnasid. Väga oluline on eriti selles sõjakeskkonnas omada selget ülevaadet, kes riiki sisenevad, kes riigist lahkuvad. Ja selles huvides me peame oluliseks arendama piirikontrolli võimekust, piirivalve võimekust ja kehtestama ka sisepiiridel kontrolli. Seda me oleme nõudnud ka selles valitsuses, üks analüüs tehti läbi, nädala aja jooksul oli näha, et inimesed, kes ka üle idapiiri tulevad, suur hulk nendest, kes ütlevad, et nad on transiidis Eestist lahkuvad, paraku lõunapiiri kontrollimisel ajutiselt selgus, et suur osa nendest välja ei läinud. Selles osas peab valitsema selgus, see on küsimus meie julgeolekust. Eesti riigi kaitsmisel, Eesti riigi sisemise julgeoleku eest seismisel on loomulikult kõige määravam meie jaoks tänastel hetkedel sõja kulg ja sõja tulemused Ukrainas. Me peame vajalikuks jätkata koos liitlastega ühemõttelist Ukraina toetamist selleks, et sellel aastal Ukraina võidaks selle sõja ja Venemaa kaotaks ja Putin ja tema kaasosalised läheksid rahvusvahelise tribunali alla. Ma suhtlesin täna hommikul Balti riikide välisministritega ja me tegime avalduse, kus me ütlesime selgelt Saksamaa poole. Saksamaa, sa oled Euroopa erikaalult suurim riik ja suurus tähendab ka nendes kriitilistes olukordades vastutust. Anna need tankid, anna need load tankide jaoks. Meil ei ole võimalik viivitada. Nendel otsustega viivitamisel on inimelude hind. Ja väga tähtis on nendes küsimustes, mis puudutab meie julgeolekut ja riigikaitset, selle sama erakondade ülese ühisosa otsimine. Ja ma esitasin valitsusele heakskiitmiseks, valitsus seda neljapäeval arutas ja ma loodan, et see jõuab ka enne valimisi vastuvõtmiseks Eesti julgeolekupoliitika alused, kus on kirjas põhimõttelised punktid, et me panustame rohkem kui 3% meie riigikaitsele, et me näeme meie strateegilise vastasena selles julgeolekuolukorras Venemaad, et me laiapindselt ka elanikkonna kaitset arvestades arendame meie riigikaitset,
et ma loodan, et me saavutame kõikide erakondade koostöös selle kokkuleppe, et anname signaali Eesti rahvale kõigi selle valimiste-eelses kisakäras vastandumises on olulised asjad, mis meid liidavad rahvana, riigina ja inimestena, mõeldes neile kannatustele, mis praegu leiavad aset Ukrainas. Elagu Eesti, elagu Isamaa, elagu vabadus! Isamaa on ja jääb erakonnaks, mis seisab majanduse ja ettevõtjate eest. Ühte sellist me näeme nüüd ka siin puldis. Mart Maastik, palun. Tere taas. Olen enda jaoks üsna nüüd siis harjumuspäratus positsioonis, kus tavaliselt ma juhin seda volikogu, aga nüüd saan ka lõpuks asjast rääkida. Isamaa erakonna majandus- ja energiapoliitika võiks kokku võtta ühe lausega: arukas ja teaduspõhine majandamine. Majanduses on oluline stabiilsus, mis annab ettevõtjatele kindlustunde investeeringute tegemisel. Riigi ülesanne on luua kaubelda Euroopa ühisturul siis välja võrdsed tingimused. Turumajanduses on targem käituda vana tuntud põhimõtte järgi, et ära anna abivajajale kala, vaid õng. Kuid tänases eriolukorras, kus energiahindade müstiliselt järsk tõus on paljude riikide valitsuste poolt hindade tasakaalustamiseks erinevate toetusmehhanismidega toetatud, peame ka meie ettevõtlust toetama, et meie ettevõtted oleks konkurentsivõimelised Euroopa ühisturul. Ei saa üleolevalt ning ükskõikselt suhtuda ettevõtlusse ning ettevõtjatesse, sest see on majanduse alustala, mis loob töökohti ja mille maksudest saab omakorda riiki ülal pidada. Iseasi on, millised tööriistu elektrihindade tasakaalustamiseks kasutada. Isamaa ettepanek oli juba valitsuskoalitsiooni läbirääkimistel, et kohustada energiaturgu valitsevat ettevõtet Eesti Energiat müüma börsiväliselt elektrit tootmishinnaga, millele siis lisataks mõistlik marginaal, et säilitada ettevõtte jätkusuutlikkus. Kui ma rääkisin sellest oma heale sõbrale, suurettevõtjale, siis tema ütles, et huvitav küll, et neile keegi ei paku, et tehke tööd ja keegi kindlustaks neile marginaali, aga siiski selline ettepanek Isamaa poolt oli valitsusläbirääkimistel. Juhul kui tipptundidel on energia defitsiit, siis ostetakse börsilt juurde, oli meie ettepanek. Kui on ülejääk, siis müüakse see börsil. CO2 kvoodid on hinnaralli kõige mõjukamad tegurid hetkel ning need hinnad kujunevad samuti omamoodi börsitingimustel, kus kauplejad on tegelikult kasumiahned vahendajad. See tuleb lõpetada. Tuleks Euroopa Liidus kokku leppida kokkuleppeline marginaal, mida lisatakse elektri hinnale, et seda ka vaid siis, kui saadav tulu on reaalselt kliimat päästvate projektide rahastamiseks läheb, mitte ei täida riigi rahakotti, nagu see siiani on. Energiajulgeolek on prioriteet. Looduse ja kliima peale mõtlemine on samuti vajalik, kuid siin ei saa toimetada hurraa põhimõttel nagu nõukaajal, kus plaani majandustingimustel seati teostamatuid eesmärke ning siis pidi neid iga hinna eest täitma. Nii-öelda rohepööre saab olla võimalik eelkõige eeltingimuste loomisel. Praegu on seatud sihid, kus taastuvenergia peab olema juba lähiajal valdav energialiik, samas pole meil elektrivõrku, kuhu seda võimsust ühendada. Mulle meenub üks nõukaaegne anekdoot, kus Nikita Hruštšov seadis eesmärgid 1980-ndatel jõuda kommunismi ja siis Leonid Iljitš Brežnev ei saanud olla ju viletsam ja tema tahtis ka seada suuri eesmärke ning ta tegi ettepaneku poliitbüroole, et kuna ameeriklased lendasid kuule, siis meie kosmonaudid lendavad päikesele. Peale tormilist aplausi julges siis keegi avaldada arvamust, et kosmonaudid ju põlevad ära. Selle peale ütles Brežnev siis, et pole midagi, lendame öösel. Riigil peab olema pikaajaline strateegia, kus lisaks taastuvenergiale oleks piisavalt juhitavat energiavõimsust. Ei saa välistada ka tuumaelektrijaama ehitamist, soovitatavalt siis koostöös lähinaabritega, kel on juba kogemused ning kompetents, kuid lähiajal on mõistlik hoida töös ja vajadusel renoveerida põlevkivi toorainel töötavaid elektrijaamu,
mis tagaks meil energiajulgeoleku kuni uute rohelisemate juhitavate energiavõimsuste loomiseni. Nagu ma alguses juba ütlesin, on stabiilsus majanduses ülioluline. Eriti oluline on mitte eksperimenteerida pidevalt maksudega. Ja poliitikutel on komme pidevalt välja mõelda midagi uut ja põrutavat, et hüpnotiseerida valijaid nende poolt valima. Maksudebatt on vajalik, kuid põhimõttelised alustalad maksustamisel võiks jääda kindlateks. Mida lihtsam on maksusüsteem, seda kergem on riigiametitel jälgida ka maksude laekumist ning bürokraatiale kulub vähem inim- ja rahalist ressurssi. Metsanduse ja looduskaitse on paljude jaoks muutunud justkui antonüümideks. On valminud metsanduse arengukava, mis pole küll minu isiklikul arvates ja rääkides metsanduse inimestega küll kõige ideaalsem, kuid arvestades osapooltega kokkulepete vajadust siiski suhteliselt mõistlik, mis arvestab jätkusuutlikku ja loodust hoidvat majandamist. Isamaa on lähtunud siin eelkõige teadlaste ja erialaspetsialistide arvamustest, mitte emotsionaalselt. Ei hakka me ju õpetama arste, et kellegi arvates oleks vaja vähem opereerida või mandleid võiks eemaldada tagumise otsa kaudu. Meie erakond on tarka majandamist ja riigijuhtimist toetav erakond. Aitäh! Nagu me kõik meediast lugesime, siis Eesti sündimus on viimase 100 aasta ja enamgi halvim. Isamaa seisab Eesti laste eest, Eesti perede eest. Palun, Lea Danilson-Järg. Head erakonnakaaslased, tere siis kõigile ka minu poolt ja ka neile tervitused, kes jälgivad meid ekraani tagant. Me ju kõik teame, et riik see on inimesed ja seetõttu ei ole sotsiaal- ja perepoliitika suugi vähem olulisemad kui teised valdkonnad, millest juba eelnevalt on kõneletud. Ma pigem arvan, et just need poliitikad on just kõige olulisemad, sest ilma inimesteta seda riiki ei oleks. Lisaks tahan rõhutada, et Eesti on rahvusriik, mis tähendab seda, et me ei saa enda rahva kestmisel loota sisserändele. Me peame jõudma olukorda, kus meie enda lapsi sünnib sama palju, kui meil läheb inimesi manala teele ja täna, nagu siin sissejuhatuses öeldi, see kahjuks nii ei ole ja juba väga pikka aega. Ja kui vaadata eelmise aasta numbreid, siis need on ikkagi äärmiselt masendavad, üle 5000 inimese suri rohkem, kui meil sündis lapsi juurde ja nii madalat sündide arvu ei ole olnud viimase 100 aasta jooksul. Põhjuseid on siin muidugi mitmeid, ma ei hakka nendest võib-olla uuesti üle rääkima, sellest on meedias ka väga palju juttu olnud, aga üks väga oluline komponent on see, mis natuke ennustab ette ka meile tulevikus toimuvat, kui me ei suuda sündimuses mingisugust muutust tuua. Ehk nimelt sünnituseas on meil just need põlvkonnad praegu, kes on ise sündinud 90-ndatel ja neid inimesi on väga vähe ja loomulikult ei saa siis ka lapsi väga palju sündida. Aga oluline on see, et need inimesed, kes on, need pered, kes meil on, saaksid täpselt nii palju lapsi, kui nad ise soovivad ja me täna teame, et pered soovivad palju rohkem lapsi, kui täna sünnib. Nii et riigil on siin väga oluline roll peresid toetada, et nende unistused saaksid ellu viidud. Seetõttu on meil väga vaja sellist sündimust ja peresid toetavat poliitikat ja Isamaa on seda läbi aegadega kogu aeg teinud. Viimastel kuudel on rohkem juttu olnud just toetustest, aga loomulikult ega toetused ainuüksi ei aita. Perepoliitika on suur terviklik pakett, seal tuleb tähelepanu pöörata nii teenustele kui toetustele, ka ühiskondlikule hoiakule, mis kindlasti väga palju mõjutab peresid ja nende otsuseid. Ja Isamaa sihiks on armastav ja kokkuhoidev perekond, sest just tugev perekond on meie ühiskonna alustala ja see on see, millele me saame oma riigi tulevikku ehitada.
Sest on ju loomulik, et enne kui otsustatakse laste saamine, vajatakse kindlust ka peresuhetes, sest laste kasvatamine on väga suur ja pikaajaline ülesanne ja suur töö ja seda tuleb väärtustada ja selleks tuleb tagada ka peredele kindel tugi. Loomulikult peresuhete osas igaüks korraldab oma elu ise, aga ka siin on võimalused riigil tuge pakkuda, suhteoskused on loomulikult arendatavad, probleemid on lahendatavad, sest iga pere elus võib tulla ette raskemaid hetki ja seetõttu on Isamaa otsustanud peresid ja paare toetavad siis pere- ja vanemahariduse rahastust kahekordistada ja kolmekordistada, ja viia 2 miljoni euroni aastas. Et selles mahus oleks võimalik siis pere- ja vanemaharidust pakkuda. Aga riik saab peresid toetada ka läbi paljude teiste poliitikate. Isamaa on oma siis programmis ette näinud, et me viime ellu perepõhise maksu- ja pensionireformi. Ja selle keskmes on siis 5000 eurot maksuvaba tulu iga peres kasvava alaealise lapse või ülalpeetava eest. Ja ma usun, et see on meie vanematele, lapsevanematele väga suureks abiks. Samuti, mis on märgiline nii ühest küljest majanduslikus mõttes, aga teisest küljest hoiakute mõttes on see, et Isamaa taastab abikaasade ühisdeklaratsiooni, mis kunagi kahjuks siis ära muudeti ja mis kindlasti tuleb ümber pöörata. See on märgiline küsimus. Samuti, mis on oluline, Isamaa kahekordistab lapse üleskasvatamise eest antava pensionikoefitsiendi, mis tähendab siis sisuliselt seda, et ümmarguselt 1 kuu suurune lisapension tuleks siis lapsevanemale aastas. Samuti jätkame lasterikaste perede toetamise selliste sammudega. Seekord on fookus rohkem veelgi suurematel peredel, 4 ja enamalapselistel peredel, kellel on tihti just eluasemega raskusi ja soovime toetada neid siis eluaseme investeeringute tegemisel ja see ei pruugi tähendada mingisugust laenu kinnimaksmist tingimata, aga igal juhul on see tugi just eluaseme hankimiseks. Näiteks paljudel suurtel peredel on probleem ka sissemakseraha siis kokkupanemisega ja ka seda investeeringut saaks riik toetada. Samuti, mis on oluline, kõik pered on Isamaa jaoks olulised, siin meedias räägitakse kahjuks teistpidi, see ei vasta tõele, Isamaa jaoks on absoluutselt kõik esimesed, teised ja nii edasi, 3., 4. ja 10. lapsed äärmiselt olulised ja seetõttu ka väiksematele peredele soovime tuge pakkuda, nii nagu ma juba enne rääkisin, läbi maksuvabastuse, aga lisaks ka leiame, et tuleks kindlasti võrdsustada lastetoetused, mis täna siiski kahjuks jäid erinevaks, kuigi Isamaa oli selle ettepanekuga ka selles valitsuses. Meie ettepanek on, et lapsetoetused peaksid olema kõikide laste eest vähemalt 100 eurot kuus, alates siis esimesest lapsest. Samuti perepoliitikas on veel loomulikult kitsaskohti, millele tahan tähelepanu juhtida. Väga pikalt on räägitud sellest, et hooldushüvitis peale väikelapse eest hoolitsemist, peale lapsehoolduspuhkust saavad vanemad miinimumpalga põhjal, aga see paneb siis esimestel aastatel vanemad väga raskesse olukorda, sest nad on olnud lapsega kodused ja neil ei ole seda varasemat palka sellist, millega nad on siis uuesti tööle asunud ja lapse haigestumine lööb väga suure augu pere rahakotti. Ja see ei tohiks nii olla, meie muudame selle ära. Plaanis on loomulikult veel muudki, näiteks ka elatisabi on meil kahjuks jäänud väga pikaks ajaks samale tasemele, ka selle soovime tõsta siis ülempiiri elatisabil 200 euroni kuus. Aga tahan rõhutada, et Isamaa jaoks on olulised ka pere eakamad liikmed ja ka eakamatele liikmetele on meil väga hea plaan. Sest loomulikult põlvkondade vaheline sidusus tagabki ju selle, et meie kultuur kandub edasi ja et see kestab. Seega peame hoolitsema väga hästi ka eakamate inimestega vanavanemate eest.
tagame siis vastavalt oma plaanile, et keskmine pension kataks hooldekodukoha maksumuse. See on abiks ka noorematele pereliikmetele, kes siis ei pea seda suurt koormust kandes, teadagi on hooldekodukohad üsna kulukad. Aga samas annab see ka eakale endale kindlustunde, et tema eest hoolitsetakse ja ta ei jää kuskile hätta oma siis elukaare lõpus. Lisaks loomulikult on meil veel plaanis erinevaid asju ka tervishoiu valdkonnas, aga hoolekandes samamoodi soovime oma osaluse hinnalae kehtestada ja tagada, et siis koduteenused oleksid odavamad kui hooldekodusse paigutamine ja soodustada seda, et inimesed saaksid veeta oma eluõhtu kodus eelkõige nii kaua, kui see vähegi võimalik on. Ma usun, et tegelikult tuleks mõelda ka sellele, kuidas vanemaid ka siis lapselaste eest hoolitsemisel paremini toetada. Täna meil vanavanematel ei ole ühtegi niisugust puhkuse võimalust. Me teame, vanavanemad sageli ka töötavad tänapäeval, aga et nad saaksid ka lastelaste jaoks võtta tööst vaba aega. Täna on selline võimalus ainult vanematel endal, aga just, et tihendada neid sidemeid siis erinevate põlvkondade vahel oleks kindlasti väga oluline ka vanavanematele sellised võimalused luua. Seega Isamaa pere- ja sotsiaalpoliitika programm on väga laiahaardeline ja ma arvan, et väga täpselt just keskendub nendele probleemkohtadele, mis meil täna on ja mis aitavad meie rahva kestmisele kaasa. Aitäh! – 30 aastat on räägitud, Isamaa tegi ära, eestikeelne haridus tuleb. Tõnis Lukas. Head isamaalased siin ja sealpool ekraani, hea Eesti rahvas. Tõepoolest, Isamaa on ainuke erakond, kellel on konkreetne tegevusplaan ja ka piisav professionaalne ettevalmistus selleks, et juhtida Eesti õppekeelele üleminekuprotsessi nii, et see lõpuks ka läbi viia. Me oleme püstitanud konkreetse ajakava. Seda ei ole me eelmistes koalitsioonides suutnud läbi viia. Praeguses valitsuses me tegime selle oma partneritele selgeks, et on võimalik kiiresti, otstarbekalt, kõiki austades viia lasteaiad ja koolid täielikule eestikeelsele õppele. Ettevalmistused käivad aastast 2024. See üleminek algab igal pool ühtlaselt ja mõne aasta jooksul pärast seda on ka kogu selles protsessis selgroog murtud nii, et enam tagasiteed ei ole. Aga selleks, et see asi saaks lõpuni läbi viidud, on vaja Isamaal kindlasti jätkata ja jätkata selliste partneritega, kes on valmis Eesti õppekeelele täielikult kõikjal üle minema ja kes on valmis seda sama suunda toetama. Õppida keelt on tarvis selleks, et seda kasutada. Eesti keele kasutamine kõikjal Eestis avalikus ruumis peab olema üldine. Eesti keel on rahvastevahelise suhtlemiskeel Eestis ja praegu, kui toimub kiire muu keelestumine, vene ja inglise keele pealetung võib öelda teenindussfääris. Praegu, kui me ei saa garanteerida kõikjal isegi asjaajamist, rääkimata juba kõneldud teenindusest eesti keeles, tuleb astuda väga põhimõttekindlaid samme. Avalikus ruumis on eesti keele roll vähenenud. Me peame sellele pidurit panema, sest paari aasta pärast on juba hilja. Jällegi, me teeme järgmise valitsuse ainult nendega koos, kes on valmis eesti keele rolli Eestis tugevdama. Keeleseadus on valmis, keeleseadus vajab vastuvõtmist. Tundub, et praegu me ei ole koalitsioonis suutnud selgitada, et sellega on väga kiire.
protsessid võivad olla pöördumatud, aga kuna see on valmis, kuna meil on ettevalmistused tehtud, siis ma olen kindel, et järgmiste kuude jooksul saab sellest jällegi üks Eesti poliitika põhitaotlusi. Eestikeelne kõrgharidus on tasuta ja jääb tasuta kättesaadavaks. Eestikeelsel kõrgharidusel peab olema ka tulevik ja loomulikult kõrge tase. Meie teadlased ja kõrgkoolid on rahvusvahelise haardega. Me toetame neid selles. Aga järelkasv peab olema suutelised panustama ka Eestisse. See tähendab, et doktorandid, kes on tulevased õppejõud, peavad juba praegu saama piisava tähelepanu, toetuse. Praegu on läbi viidud doktorantuuri reform, doktorantide toetused on oluliselt kasvanud, aga vähe. Selleks, et veenda Eesti noori jätkama, muidugi praktilise elu kõrval, aga jätkama ka teadlasena ja jätkama tulevaste õppejõududena. Ainult nii saame me kindlustada tegelikult eestikeelse kõrghariduse. Eestikeelne teadus oma sõnavaras ja oma panuses meie kultuuriruumi peab olema kättesaadav. Loomulikult teaduselu on rahvusvaheline. Teaduses tuleb rõhutada ka rahvusteaduste rolli. Isamaa teeb seda, et hoida Eesti kultuuriruumi. Teaduses on vaja tegelik garantii ja kindlus anda ka tulevastele teadlastele, nagu ma juba ütlesin. See tähendab, et raha tuleb panna mitte ainult innovatsiooni ja rakenduslikesse valdkondadesse, sinna ka ja sinna me oleme pannud nüüd viimasel ajal palju ja proportsionaalselt rohkem. Aga vaeslapse ossa ei saa jätta ka fundamentaalteadusi, teadusgrantide süsteemi, baasrahastamist. Seda kõike tuleb teha tasakaalus ja tasakaalukalt. Ja vaat just tasakaalukus on Isamaa roll Eesti arendamisel. Kultuuripoliitikas on selged sihid, Eesti kirjandus, Eesti film, Eesti teater, Eesti kunst, jällegi rahvusvahelisel heal tasemel, nagu ta meil on, muusika, kõik valdkonnad veel, rahvusvahelisel tasemel, nagu ta meil on, peab ikkagi garanteerima ka Eesti kultuuri olemasolu siin. See tähendab, meil on tähtis, et rahvusvahelises partnerluses ka näiteks meie filmiloojad saaksid oma võimaluse, jätkaks Eesti filmide tootmist. Et muusikas oleks professionaalne tipptase garanteeritud. Aga ärme rääkige valdkondadest praegu eraldi, vaid Isamaa panustab professionaalsele tippkultuurile, professionaalsele rahvakultuurile, et sellel oleks võrdne konkurentsivõime kommertsliku massikultuuriga, sest riiklik toetus annab tegelikult professionaalidele kasvulava. Loomulikult on väga tähtis ka meelelahutus, loomulikult on väga tähtis ka see kõik, mis meid aeg-ajalt paneb muresid unustama, aga kommerts massikultuuri puhul leiab finantskanaleid niikuinii. Riik peab toetama, et tipud kusagile ei kaoks. Kultuurilises osas on täiesti selge, et loomingulised inimesed, kõik, kellel on looming Eestis ette näidata, kes sellega tõeliselt tegelevad, peavad saama ka sotsiaalsed garantiid. Loomulikult, sest ainult loomingulised inimesed hoiavad Eesti kultuuri, Eesti haridust, Eesti teadust. Kogu selle ka hariduspoliitika juures me ei tohi unustada ära ka seda taset, mida igapäevaselt riik ei reguleeri. Mitte ainult hariduses, vaid ka kultuuris. Meil tuleb töötada välja tõsine mudel lisaks õpetajate palga tõstmisele, kus Isamaa läheb 125%-ni õpetajate keskmise palgaga või õpetajate palga alammääraga võrreldes Eesti keskmise palgaga. Selle kõrval ka alushariduse ehk lasteaiaõpetajate
huvialaõpetajate palkade süsteemid. Need töötame kindlasti välja ja käivitame täpselt samamoodi. Isamaa teab, et terves kehas on terve vaim, liikumisharrastus, selleks, et tegelikult oleks tulevikus neid, kes mitte ainult tööd ei teeks, vaid ka tahaks ja oskaks ja jaksaks mõelda ja loominguga tegeleda. Selleks on tarvis, et liikumine oleks lastel maast madalast juba loomupärane. Seda me toetame ka kooli programmides, õppekavadesse, lisaks sellele, et jah, ma tegin ettepaneku, et riigikaitse peaks olema kohustuslik õppekavades ainena. Nii see on. Lisaks sellele viime sisse ka kohustusliku koolidele vajaduse, et nad pakuksid lastele iga päev vähemalt tunni ulatuses liikumisharrastuse võimalusi. Haridus, teadus, kultuuripoliitika, kehakultuuripoliitika, see kõik on meie rahva koos püsimise ja alles jäämise põhiline osa ja olemus. Ja siin on Isamaal hea kogemus, palju detaile. Ma tahaks öelda ühe märksõna veel, milleta mina ei oleks mina. Ka kutseharidusel on koht päikese all. Kõike head teile valimisvõitluses. Tänan kõiki kõnelejaid ja nüüd selle avaliku osa lõppsõnaks palun pulti Tunne Kelam. Tere päevast kõigile. Minul on aastaid niisugune mulje, et Isamaal on mingisugune eripära, mingi eriline kvaliteet, mis paljusid stimuleerib ja isegi ärritab. Ja see tunnustus väljendub väga sageli negatiivses vormis. Miks nad on sellised ja millal nad ära kaovad lõpuks? Mäletate, 10 aastat käis ikka see jauramine, arvamusküsitlused vajuvad alla 6%, alla 5%, saame neist lahti. Ja ta on edasi. Miski peab olema Isamaas erilist, mille pärast tasub minna tulevikku. Helin Valdor ütles äsja, et Isamaa programm pole muinasjutt. Ja tõepoolest, me oleme seda tõestanud juba peaaegu 35 aastat. Kui asutati Eesti Rahvusliku Sõltumatuse partei 20. jaanuaril 1988, siis kuulutas see esimesena avalikult ja organiseeritult välja, et Eesti tulevik on täiesti iseseisev rahvusriik. Seda naeruvääristati, kõik rääkisid liidulepingust, kenadest tehingutest Gorbatšoviga, see olevat äärmuslus ja ometi see oli perspektiiv, mis ainsana võitis. Ja sümboolne on see minu jaoks, et ainult 3 aastat hiljem, täpselt samal päeval, mil ERSP asutati 20. augustil, aga nüüd 1991, Eesti rahvusriik taastati reaalselt täpselt nende põhimõtted alusel. Isamaa põhimõtted õigustasid ennast. Ja me oleme tõestanud sellega, et me oleme erakond, mis suudab vaadata kõige kaugemale tulevikku, aga meil on juured ka minevikus. Meil on püsivus ja järjepidevus. Ja see on Isamaa ainulaadsus. Me läheme praegu uuel aastal väga turbulentsesse maailma. Need on erakordsed valimised. Margus Laidre ütles paar kuud tagasi väga huvitava võrdluse. Ukraina agressioon, seda võib võrrelda nagu üks muna, toores muna oleks äkki kukkunud maailma köögipõrandale ja purunenud.
mitte et Ukraina puruleks selle pärast. Aga see on olukord, mida ei saa enam taastada. Ja niisugused vapustused maailma ajaloos vajavad kohanemiseks umbes veerand sajandit, ütleb Margus. See tähendab, me ei saa unistada enam, et me elame just nagu normaalses maailmas või me peame tegelikult normaalsesse maailma nüüd tulema. Me elasime oma kujutluste maailmas. Ja selge on, et lõpp on progressi religioonil, kõik läheb aina paremaks, saame jõukamaks ja kulutame rohkem ja meil on enam meelelahutust ja mis viga niimoodi elada. Selge on, et me läheme oma süstaga mööda kärestikke. Ja siin on tähtis nii selle süsta vastupidavus kui meeskond, kes oskab neid kärestikke ette näha õigel ajal, kes oskab õigeid liigutusi teha. Asi pole ainult sõjas Euroopas. Sõda kasvab, sõjaoht kasvab Ida-Aasias. Hiina vaatab väga täpselt, mida Putin teeb ja mis Putiniga tehakse. Väga tugev sõjakolle on Lähis-Idas ümber Iisraeli. Need kolded võivad kõik kasvada, plahvatada ja meil ei tohiks siin mingeid illusioone olla. Aga nagu öeldud, see ei ole põhjus fatalismiks. Nagu räägitakse Lutherist, kellelt küsitud, et mis siis saab, kui homme on maailma lõpp, ta olevat vastanud, et täna ma istutaksin õunapuu. Ja meil on kogemusi, mis on eriti väärtuslikud tänases poliitilises kliimas, kuidas nendest olukordadest välja tulla. Aga kõige tähtsam on ankur. Meil oleks kindel ankur, kindlad väärtused. Või üks minu sõber, kes oli Jaapani arhitektuuri uurinud, rääkis mulle just eile, et kuidas need ehitised püsivad, tüüpilised Jaapani ehitised maavärintega. Neil on, igal ühel on keskel vai või sammas. Ja kõik muu on niimoodi lõdvalt seotud selle sambaga. See reageerib paindlikult värinale, vai tekitab vastujõudu ja see paindlikkus vaia ümber ongi demokraatia. Demokraatia muutub kogu aeg, tingimused muutuvad, aga kui ei ole vaia, siis ei ole midagi. Ja meie asi on see ankur, see vai uuesti teadvustada ja ka oma käitumises ja usus esile tuua. Sellepärast, et me räägime palju väärtustest. Küsimus on, mis on väärtused, mitte elulaad, vaid väärtused on püsiväärtused. Ei saa leiutada väärtusi, et täna niisugused ja homme naasugused. Väärtused on näiteks sõnapidamine, ustavus, ausus, tõesus ja niisugused asjad, mis kunagi ei vanane. Nad on ikka uued. Ja selle tõttu meie võimalus praegu on ennast tugevdada nende väärtustega. Ja taibata ka seda, et meil on vaja ka niisugust vaimset vaia, niisugust vertikaali, mille ümber me oma kõik väga head programmid materiaalselt saame püstitada. Selles suhtes ma juhtisin tähelepanu sellele, et näiteks suhtumine religiooni ei ole midagi, mida peab võõrastama. Vastupidi, me võime rahulikult öelda, liberaalne maailmavaade on äpardunud, sotsialism ammugi, populism lööb lained siin ja seal, aga nad oskavad ainult valjusti karjuda, mitte lahendusi leida. Meil on eriline vastutus, kui me neile väärtustele tugineme, et me saame seda ka meie Eestit läbi turbulentsete aegade juhtida nii, anda eeskuju, et teised sellele järgneksid. Ka meie praegune valitsus on ju suurepärane näide sellest. Meie otsustasime sinna minna, aga tingimusel, et me oma
põhiväärtused panime paika ja oma programmi viime ellu. Ja sellepärast Isamaa tulevik ongi see, meil on konkreetne programm, meil on mida öelda, aga meil on ka usaldusväärsus, mis on kõige tähtsam valuuta tänapäeva poliitikas, mis on peaaegu täielikult kadunud. Usaldusväärsus, et nad jätkavad samu asju, mida nad on alustanud 35 aastat tagasi, et nad jätkavad seda edasi ja viivad ellu. Meil on töökindlus, meil on koostöövõimelisus ja me oleme osa Eesti ja me oleme osa Euroopa kõige mõjukamast poliitilisest erakonnast, Euroopa Rahvaparteist. Ka seda me peame valimistel igal pool teadvustama. Meil on kõige tugevam liitlane Euroopas. Miks te ei vali 2 Eesti eurosaadikut Isamaast? Meil oleks seda väga vaja praktiliselt. Aga me võime julgesti öelda, mis meil on vaja ja mis meil on veel puudu, aga meil on vaja juured, selgroog ja kasvuruum. Aga kasvuruumi on alati, igasugustes tingimustes. Kui meil on juured, kui meil on püsiväärtused, kui meil on vaimne selgroog, igaüks taipab. Kui meil füüsilist selgroogu ei ole, siis ei ole me midagi. Aga see, mida Oskar Loorits rääkis omal ajal juba 30. aastatel, kui me ei kasvata noortes vaimset selgroogu, siis ei tule häid kodanikke. Sest vaimsest selgroost kasvab maailmavaade ja maailmavaatest kasvab karakter. Ja ainult karakteriga, kindlate veendumustega, kindlate väärtustega inimesed viivad asja edasi. Ma soovin, et meil oleks neid inimesi rohkem, meil on perspektiiv, meil on kasvuruum, kui me ainult tugevdame oma alusid. Elagu Isamaa!